Hei vlog, it's Diana Banana, täna on 19. november, täna on reedene päev ja ma pole ülikaua vloginud, mul on selline tunne, mul jäi siia täiega nõme paus sisse. Eks mul on muidu ka praegu päris kiire olnud, aga üks põhipõhjuseid, miks ma tunnen, et ma ei ole suutnud üldse vlogida, on see, et mu unega on väga halvasti, nagu väga halvasti. Ja ma olen terve elu olnud selline, kelle und iga väiksemgi stress või pinge elus mõjutab. Aga praegu on see, et ma ei tunne, et mul oleks stress, kõik oleks justkui väga hästi, aga samas millegipärast ma ei suuda magada. Ja kui ma ei maga, siis ma ei suuda ka päeval olla produktiivne. Täna öösel ma arvan, magasin mingi 7 tundi, mis oli päris hea, märkasin vahepeal ülesse. Aga kuidas ma sain niimoodi magada on see, et ma võtsin mingi apteegist ostetud mingi melatoniini asja, mis aitas mul magada. Aga näiteks paar päeva tagasi, äkki esmaspäev või pühapäev, ma mäleta kumb päev see oli, ma ei maganudki. Ma olin terve üleval ja siis mingi hommikul kell 7 lihtsalt tuli voodist välja. Ma olin nagu okei, that's it. Tundub, et ma täna ei maganud. Ja siis peale seda loodad, et sa oled järgmine päev ekstra väsinud ja magad hästi. Aga ei. Ja siis ma ei taha selle kohta öelda unerohi, sest see ei olnud nagu selline tugev, vaid see oli lihtsalt mingi apteegis suvakas. Aga nagu see tegi mind nii zombiks. Mul oli hommikul veel raske, mul oli süda paha. Ma ei taha seda rohkem võtta, aga ma sain tunne, et ma lihtsalt ei saa teisiti. Et ja see on see, kus ma olnud olen. Ma olen üleval olnud. Liiga palju üleval olnud. Ma mõtlen nii palju, mu ajutegevus on reaalselt nii intensiivne, et see on varsti vaimne haigus juba. Aga täna ma pean väga proovima. Kell on muidu kohe 3 saamas. Ma ei ärkanud üldse hilja üles, märkasin täna kell 9. Kuivatan oma juuksed ära. Ma pean veel meiki tegema, ma pean outfiti valima, sest me lähme täna telesaadet filmima. Nii, ma sain nüüd lõpuks valmis. Ma polnud päris kindel, mida selga panen. Ma panin lihtsalt sellise T-särgi. Ja siis mul on püksid, kus on nagu hinnasildid ja asjad küljes, sest ma tahan need tagastada, sest need on mulle suured, aga samas need on ainsad püksid, mis mulle vähegi parajad on. Ainsad teksad, mul on vaja uusi teksasid osta. Siin taga on sild, pluss mul on siin ees sild. Ma nagu reaalselt loodan, et see ei jää välja paistma. Aga põhimõtteliselt ma lähen täna noormeistri saatesse erikülaliseks. Põhimõtteliselt see on selline kutsekoolide võistlus, kus erinevatel erialadel siis inimesed võistlevad. Ja mina annan siis veebidisaineritele ülesande, ma ei ütle täpselt, mis ülesanne see on. Ja fun thing on see, et ma sain mingi 2 päeva tagasi teada, et ma pean täna seal olema, sest nagu minuga räägiti viimati suvel. Lihtsalt üldisest ideest, et kas ma oleksin nõus reaalselt augustikuus ja nüüd novembris mul öeldi, et ja 2 päeva pärast ole seal. Ja mul oli nagu, ma ei tea, kas ma saan olla seal, nagu mis kell, mis asja, aga I made it work. Ja see on suht lahe, sellepärast, et eelmine aasta andis sama ülesande Ivo Linna. Ja see aasta teen seda siis mina. Ma hakkan nüüd minema ja muidu ma läksin sellise projekti pärast närvis, ikkagi nagu telekas olla, aga täna ma olen reaalselt nii väsinud, ma olen nii üle väsinud juba mingi 6 aega siin, et ma isegi ei jõua olla närviline, nii et vähemalt üks positiivne asi mu unetuse juures. Kell on praegu 16.36 ja ma olen siia kohale jõudnud. See ruum on täiega lahedaks tehtud ja mul on siin praegu mingi mul on siin praegu mingi tund aega ootamisaega ja mind tervitati väga toredalt, sest et mul anti Red Bulli. See on põhimõtteliselt nagu kõik, mida ma soovin alati, kui ma kuskil käin. Ja kogu see võistlus toimub üldse Tartu Kutsehariduskeskuses, mis on ülihea mulle, sest ma olen Tartus ja ma lõpuks ei pidanud kuskile Tallinnasse sõitma, et võtetele minna. Ja nagu ma arvan, paljud teist teavad, ma olin ise ka peale Tartu Ülikooli lõpetamist korra juuksuri eriala õppimas Tartu Kutsekoolis, aga neil on 2 erinevat maja ja selles majas ma pole kunagi olnud. Nii et see on täiesti võõras koht mulle. Nii, hästi. Oleme. Jaa, aitäh. Kell on praegu 19.59. Ma olen tagasi kodus. Mul läks seal õpetajatel kuskil 2 tundi, 1 tund ma pidin ootama ja 1 tund me filmisime. Miila! Ma loodan, see tuli normaalne, sest ma kahjuks ikkagi suutsin natukene närvi minna ja me ei teinud üldse väga palju võtteid. Sellest kohast, kus ma läksin närvi, me tegime seda kohta ainult 1 korra. Ega muidu oli väga tore ja nii tore, et Tartus ka midagi vahepeal tehakse. Hei vlog, täna on
mustreede ehk mu aasta üks kõige kiiremaid päevi, kui just mitte kõige kiirem päev tööalaselt. Also known as 26. november ja kell on 13.55. Mul oli hommikul täiega tegemist igasuguste koostöödega ja nüüd ma sõidan pildistama. Ma tahtsin filmida Get Ready With Me ja kõik, aga terve hommik ma lihtsalt paralleelselt tegelesin tööasjadega. Aga ma lähen siis pildistama ühe tüdrukuga, keda ma tean Elvast, kes on nüüd fotograaf ja ta on väga andekas fotograaf. Ma pole temaga kunagi varem pildistamas käinud ja ausalt öeldes ma pole üldse väga pikalt kellegiga pildistamas käinud. Niimoodi me käisin vist mingi üle-eelmise aasta kevadel reaalselt. Ja ma olen väga excited, et saada lõpuks ilusaid professionaalseid pilte. Aga meie esimene lokatsioon on kohvik. Me teeme küll mõned pildid õues, aga me tahaks ka mõned pildid sisetingimustes teha, nii et me lähme, mis on aparaaditehasesse, ma ei tea täpselt, mis kohvikusse sinna ja seal me teeme esimesed pildid. Mu juuksed näevad nii suured välja. Wow. Ja also selle vlogi lõpus ma lõikan juuksed ära. Casual. Ma seletan hiljem, miks. Me jõudsime nüüd kohale ja see on selline hästi cute, kuidas ma ütlen, taimi täis kohvik, selle nimi on Buffet. Ma loodan, et jäävad hästi ästeegikud peale. Hello, see on mu how you fotograaf. doing? Ma panen su lingid asjad descriptionisse, on ju? Thanks. Ei, mitte maas. Ma lihtsalt teen nagu siuke, aga väga hea. Ülihea. Meil on näkku tuleb, meil on esimene pilt vist tehtud, selle kapsuniga päris palju. Ja siis ma vahetan nüüd liitud. Juba nägid, jah? Nägid, jah? Texasid või? Ma ei näe, aga ma tunnen. Ära näita mulle piksi. Ma ütlen, mul pole ühtegi paari Texasid, mis oleks nagu normid. Aga ütleme nii, et pestab täiega ära nagu tagant, kui sa just taha ei vaata. Ja, see mulle meeldib. Väga lähe. Ja super reis. Tropical vibes reis. Kuule, saime kõik. Kell on nüüd 14.58 ja me liigume õue. Nüüd hakkab pimedaks minema ja igasugused jõulutuled on juba välja pandud, et me saame selliseid jõulukaid pilte. Panin endale oma lemmiku dressika, Leegeri selline pruun dressikas, About Just. Ja siis mul on mustad teksad. Ma tean, et on skinid, aga nagu mustad skinid on okei. You know, don't cancel me please. Ja siis eile ma ostsin sellise jope, ma panen kohe see. See jope on Saarast. Ja see näeb looki välja nagu prügikott, aga samas see on selline cute prügikott. You know, taking out the trash ehk mina. Kommenteeri, kuidas meil seni läinud on. Ülihästi, jah. Täiega pulli saab. Minu sasi mul hakkab õues kohe nina jooksma, nagu see on nii annoying. Täiega jõulu. Oota, ma pean sulle kohe näitama. Nagu jõulud ja täiega. See punane pihlakas on nagu täiega lahe. Või vahetada ära või? Ma mõtlen, et äkki sa pead see sinise vaadata. Selle valge karvaga, jah. Mul võin nagu maikasena veits küll. Teeks seda... Kuule, aga teeks mingit sellist ka, vaata nagu... Jaa. Väljas on 1,5 kraadi sooja. Ma sain just nii palju külma. Ma ei tea, kaua me tegime neid pilte. Äkki mingi 15 minutit maks, midagi sellist. Aga ma külmusin nii ära lihtsalt selle aega. Nüüd ma tulin autosse ja nüüd me sõidame taskukeskusesse, parklasse, autoparklasse, mis on väljas. Parem oleks mingi haigeks ja lihtsalt unustasin täna C-vitamiiniga võtta. Õnneks ma võtsin väiksena väga palju marsimehe vitamiine ja nagu me teame, nad võitlevad kõige vastu ka 20 aastat hiljem. Räägi see mälestus minuga. Ma siis Dianaga juba väiksest peale tegelikult ju chillisin nagu aeg. Chillisin Diana juures. Elvas. Ma ei tea, kas sa Miinas käisid. Ilmselt käisid. Kas te siis
Ei te või mäleta? Ma ka ei mäleta, aga igatahes mul on mingi täiega siuke mälestus, kus Diana vedas mind oma kodumetsa. Me läksime sinna mängima, onju. Elvalik lihtsalt. Ja nagu veits kõndida sinna kodu juurest. Tavaline Elvas, vaata. Jah, igal pool on metsa, siis me nagu eksisime seal ära. Meil ei olnud telefoni kaasas, meil ei olnud mitte midagi. Aga meil oli vist koer kaasas minu meelest. Tommi oli kaasas, ja. Ja siis me mingi täiega tegime tiire seal kodumetsas. Mina ei olnud kunagi seal käinud. Ja siis me olime mingi soos seal, ma mäletan, mingi kakerdasime. Basically me eksisime ära ja siis sa ütlesid, et sul on siiamaani mingi teema metsadega. Nagu see, vaata, et mul tuleb nagu see ärevus vaata peale. Ma ei tea, mul oli mega tavaline, ma kogu aeg käisin seal metsas ja kogu aeg eksisin ära ja veel üksinda, nii et ma olin sinuga koos, mul oli jumala fine olla, nii et aga see on nagu üli-Elva story lihtsalt. Kodumetsas! Okei, aga lähme teeme veel pilte. Valguse pärast me siin siiski pilti ei saanud ja me lähme uute lokatsiooni. Miks ma nii out of breath olen? Ma jooksin just 3 meetrit. Seal sees ja siinpool ka on sellised lahedad tunnelid. Nii, me oleme praegu siin tunnelis sees. Nii, kell on täpselt minuti pealt 4 ja me just lõpetasime pildistamise. Ma jooksin nii ruttu, kui ma sain. Tegelikult suht aeglaselt. Aga ma jooksin. Nii külm on. Oh my god. Ütles, et ta saab paari päevaga pildid juba tehtud ja I can't wait, et nagu professionaalseid pilte lõpuks Instasse saada. Aga me sõidame nüüd kodu poole ja ma vist täna ei vlogi rohkem. Mul ei ole täna õhtul midagi vlogida. Ma lihtsalt jätkan oma Black Friday koostöödega ja mul on aasta kõige kiirem päev. Ma reaalselt ei saa aru, kuidas ma suutsin endale tänaseks veel pildistamise planeerida. Täiesti hullumeelne lihtsalt. Hei, võiks siis selle kuuse põlema panna, onju? Kui see mul siin juba taustal on. Miks see praegu nii palju effortit mult nõudis? Ma ei ole veel jõuludeks ametlikult dekoreerinud, see tuleb järgmises videos ja te teate, et ma ei tee selliseid asju ilma vlogimata, ma elan vlogide nimel. See on või oli vähemalt mu Koka koostöö jõulukuusk eilse õhtuni, mis oli esimene õhtu, kui see mul üleval oli. Miilo lihtsalt hävitas selle. Ma ärkasin niimoodi üles, et elutoast kuni koridori, kuni mu magamiste ukseni välja olid lihtsalt igal pool jõuluehted ja pudi. Aga jõulujutud tulevad siis järgmises videos. Täna me hakkame tegelema mu juustega. Me lõikame mu juuksed ära, sest mul on kopp ees. Ma ootasin oma selle pildistamise ära ja ma saaksin pikkade juustega pildistamas käia. Tegelikkuses on mul nädala lõpus pikenduste hooldus, kus ma saan niikuinii uued pikendused. Ja ma olen ainult nädal aega lühikeste juustega. Ma arvan, see olekski tore vaheldus ja lisaks need juuksed, ma just pesin neid, et nad ei näe nii hullud välja, aga need on lihtsalt mega rotid. Need näevad nagu spagetid välja, nagu sellised crunchid, 3 päeva panni peal kõvanenud spagetid. Need juuksed on algusest peale väga vastikult kuivad olnud ja spagetised, ma ei tea. Ja ma räägiks vahele oma pildistamisest veel, ma sain pildid kätte eile ja oh my god, ma olen reaalselt nii rahul. Ta ikkagi ületas mu ootusi, sealt olid reaalselt nii ilusad pildid. Ma ei tea, kas ma täna veel postitan või ma postitan homme, sest mul läks täna üks teine postitus üles. Võib-olla peale seda, kui ma juuksed ära lõikan, aga okei. Läheme nüüd ja lõikame need spagetid maha. Nii. Ma võtan siit lihtsalt käärid ja enda juukselõikuskammi. Ma reaalselt ei hakka isegi jaatusi tegema juuste jaoks, mis mul on 6 päeva. Ja lisaks, need on nagu nii rotid, need on nii õhukesed otstest, et ma arvan, siin pole isegi vaja teha jaatusi. See on nagu selline chill. Mul on kopp ees juukselõikus. See on see, mis see on. Mitte, et ma täiega üritan siin midagi imelist teha, onju. Lihtsalt võtame selle roti maha. Palju ma võtan? Hetkel on mu juuksed kuskil, ma naban siin nabani. Niimoodi kindlalt, see on 100%. Aga võib-olla isegi nagu niimoodi. Kirjuta mulle alla kommentaaridesse, kui pikad on sinu juuksed ja kui pikki juukseid sa tahaksid. Ma räägime kuskil niimoodi, et natukene pikemad kui mu see kaenlaauk. Versus, mis mu päriselt on. Ja me enda juuksedega need tegelikult väga palju lühemad ei olegi. Let's do it. Miks ma nii närvis olen, mis aru? Ma olen reaalselt närvis nagu. See on nagu teine inimene, appi küll. Teeme teise poolega. Oh my... Ma vanasti lõikasin kogu aeg ise juukseid. Kuidas ma tegin seda? Isse mu käsi lihtsalt ei oleta, aga... Natuke pikem igaks juhuks. Okei, love it. Esiteks. Juba nii on cute.
ja kui kerge mul on olla, appi need olid nii rasked. Mu peal on nii kerge olla, oh my god. Ma peaks natukene neid otsi ikkagi ühendama. Ja see reaalselt ei ole sulle inspiratsioon, lõika kodus juukseid. Sest köögikäärid teevad su juuksed katki, mis ütlen. Aga samas, kui sa tahad, see on ülilõbus. Sellepärast ma juukseliks õppisingi. Juuksed on nii lõbusad. Mõtlen näimis mingid draamad, ilugruppides on või. Vahepeal on inimesed lihtsalt õelad. Ja ma sain korraliku trauma ikka koolisalongis töötamisest. Aga samas see on trauma, mis on mind elus väga palju aitanud. See oli selline traumeeriv klienditeeninduskogemus, mis tegi minust palju tugevama ja julgema ja puhuislikuma inimese. Ma ausalt arvan, et igaüks peaks kunagi klienditeenindajana töötama. Ma olen ettekandjana ka töötanud kunagi gümnaasiumi ajal suvel. Aga okei, ma olen siin ülipikalt ühendanud. Reaalselt see näeb nii hea välja. Kraanikauss on meil selline. Reaalselt, kui te tunneksite, mis hein see on. Kuulete seda, rõvedad. Nii cute ja mulle meeldib see pikkus ka. Ma tahaks kauem olla nii. Ma reaalselt ei taha minna hooldusesse praegu, kuigi ma pean. Pusade pärast ma pean minema. Täna rohkem ei vlogigi. Ja kell on juba nii palju ka. Nagu täna hommikul ma mõtlesin, et imelik, et keegi nagu ei kirjuta mulle meile, et nagu tegi väga vaba hommik oli. Ja mõtlesime rohkem vlogida, aga siis tuli välja, et ma olin telefoniga oma töömeilist välja logitud. Nii et ma ei saa need lihtsalt kätte. Ja tegelikult mulle tuli meile ja mul oli väga palju asju, mida teha. Aga jah, öelge, mis te mu juustest arvate. Ma arvan, need on ka järgmises videos sellised. Ma loodan, tahaks vähemalt ühe video nendega teha. Igal juhul ma lõpetan selle video siin nüüd ära. Ma loodan, et sulle meeldis see video. Kui sulle meeldis see video, siis kindlasti anna sellele thumbs up. Ja kui sul pole veel subscribe'itud sellele kanalile, siis kindlasti tee seda. Kõik mu sotsiaalmeedia lingid on all video descriptionis. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.